What up, ma olen Gregor ja täna me mängime arvutis midagi. Näete, siinsamas arvutis mängime midagi. Ja selle nimeks on siis Will you press the button? Ehk siis eesti keeles ossa Jeesus, kus praegu tuli. Ehk eesti keeles, kas sa vajutaksid nuppu või seda nuppu? Nii ja, alustame siis. Esimeseks siin siis on, et sa saad uue laheda videomängu, aga selle nupud on siuksed kleepuvad ja rõvedad ja ütleme nii, pole eriti mugav mängida. See suhtes ma arvan, et ma ei tea, ma lihtsalt puhastaks puldi ära. Tõmmaks, ma ei tea, mingi niiske lapiga üle või ma ei tea. Igatahes ma võtaks vastu. Kas inimesed on minuga? Inimesed on minuga nõus. Nii, järgmiseks on siis, sa saad valida iga elustiili, mida sa soovid, aga sa pead suitsetama sigareti iga 7 minuti tagant. Ma elu sees ei suitsetaks, ehk siis I will not. Enamus rahvast on minuga nõus. Sähtele suitsetajad, käige. Sa saaksid maailma juhiks, vaba maailma juhiks, aga pool maailmast vihkab sind. Mul on nii savi, mis teised minust arvavad, ehk siis ma võtaks vastu selle. Ma olen kuulus, aga ma ei teaks, mille pärast ma kuulus olen ja ma ei saaks kunagi seda teada ka vist. No oota, võtan selle peal lonksu juua. Ma oleks vabalt kuulus ja oota, tegelikult. Mõtle, kui akvart see on, kõnnid linna peal ringi ja siis inimesed on järjest nagu, kas ma tohin suga pilti teha. Aga sa ei tea, mille pärast nad piltid. Ei, ma oleksin kuulus. Enamus maailma rahvast nõustub minuga. Nii, ma saaksin minna siis ajast tagasi ja peatada kõik halvad asjad juhtumast, aga ma ei saa päästa Jimi Hendrixit. Kes kurat on Jimi Hendrix? Hendrix ei saa enda. Kes ta on? Ta on siis USA kitarrist, laulja ja helilooja. Üheks mõjukamaks kitarristiks rock-muusika ajaloos. No ses suhtes ma ei kuula rocki. Ehk tõsiselt sorry, ma ei tea, kes ta on. Kui te teate, siis kirjutage alla, kes ta on. Aga ma arvan, et kui ma päästaksin kõik halvad asjad juhtumast, siis, kus ma ütlen, see on siis see liblika efekte. Ehk siis lähed ajast tagasi, tapad liblika ja siis näiteks võib Hitler saada presidendiks või ma ei tea, mida iganes. Ma ei tea, davai. Näed. 85% inimestest ei tea, kes on Jimi Hendrix. Ameerika lõpetab raiskamise suurtes kogustes energiat, aga kõik ameeriklased siis vihkavad sind, sest ma võtsin nende nii-öelda mugavused ära. Mul on nii savi, mida nad arvad minust. Maailm tuleb päästa. Fuck inimesed. You can see sa näed tulevikku, aga sa ei saa muuta seda. Kui aus olla, ma ei taha tulevikku näha. Ma ei taha teada, mis juhtub ega midagi, ehk siis I will not. Nii, siis mina saan karismatiliseks, vist on eesti keeles, ilusaks, rõõmsaks ja kuulsaks koguks minu eluks. Aga 10 suvakat inimest maailmas jäävad üksikuks, koledaks, õnnetuks ja ei kellekski kogu nende eluks ajaks. Ma olen siuke inimene, kes hoolib teistest rohkem kui see endast. Nagu absoluutselt iga päev ma aitan kedagi ja nagu ma annaks enda need ilu, rõõmu ja kuulsuse pigem 40-le. Ise oleksin täiesti tavaline inimene. Mul ei ole täiesti tavalise inimese vastu mitte midagi. Ma ei pea olema mingi kuulusega midagi. Inimesed on jõelad. Ainult 30% mõtleb teiste inimeste peale, aga 70% on nii kuradi egod. Kuul vähe. Mul on võime lennata, aga ma saan lennata ainult üles ja alla. Ehk siis, ja ma ei saa nagu edasi ega tagasi liikuda. Ei, ma võtaks selle. Nice, 69% inimestega minuga nõus.
Ma võtaks see sellepärast näiteks, kui ma oletame näiteks ma olen mingis laboritis kinni, aga ma ei tea, kus välja pääsen, siis kui ma saan üles lennata ja ma saan ju vaadata, kus on välja pääs. Ja alla ma ei pea edasi lendama, ma saan ju pärast kõndida ja siis vaadata jälle, kui edasi minna. Näiteks see on jumala ja nagu igal pool saab vaadata niimoodi ja see on jumala lahe ja mu jutt on praegu nii halb. Ma tean. Nii, mul võivad olla siis kõik videomängud, kõik konsoolid ja kõik asjad, üleüldse asjad, mida ma soovin. Aga ma ei saa lahkuda oma majast rohkem kui tunniks ajaks nädalas koguks oma eluks. Ma kohe kindlasti ei võta seda sellepärast, et mul on nii savi nendest mängudest ja kõigest. Ma ei tea, ma pigem oleksin sõpradega, kui mul neid oleks. ja kurat koerad auguvad, tulge. Kurat Roksi on üks osa nendest seal. Sa saaksid oma unistuste inimese endale, aga 50 korda nädalas täiesti lambisel ajal sind läpitakse omale suvakalt ja see valu kestab siis tund aega. Kes tuleb selle peale? 50 korda nädalas, tegelikult on palju ju. Holy fuck. Ma arvan, ma kannataks ära selle, ma mingit muutun immuunseks selle vastu. Ma saan muutuda nähtamatuks iga päev 15 minutiks. Aga iga purk, mida ma üritan avada, on naljakalt raske või nagu räigelt raske. Ma ei tea, ma võtan haamri. Löön katki seal lihtsalt, saan ikka käsed kätte sealt. Näed, inimesed mõtlevad samamoodi kui mina, 84% võtavad haamri. Kõik vesi on muutunud põhimõtteliselt limonaadiks, aga ta ei saa võtta seda diet sodat ja sa oled nüüd diabeediks selle pärast. Ma ei tea, ma pigem elan, kui on lihtsalt mingi soodad päevad läbi. Nii, sa saad valida relva, millele sul on kogu aeg juurdepääs ükskõik nagu millal ja kuidas, aga see relv muutub su ninaks. Mõtle, kui lahe mingi automaat on sul. Automaat, see on mingi nii suur ju. What the fuck, ei, ma ei tahaks endale, ma soovin pigem ilus olla. Thanks. Jep, inimesed mõtlevad nagu mina. Seal oli enne kommentaar nagu pilksasin, nagu korraks nägin seda midagi selle aevastamisega. Mõtle, kui sul ongi mingisugune bazooka ja sa aevastad kuskil, ma ei tea, koolis kas või. Kogu klass lendab õhku. Ma saan millal iganes nähtamatuks muutuda, aga et see töötaks, ma pean olema paljas. Kas see nagu on, et ma tõmban kõik riided sellest ära ja siis ma muutun kohe nähtamatuks. Oh, teen proovi. Oh, see töötas ju. Ohoh, ma olen jumalast nähtamatu nüüd ju. Vaata, kui lahe see on. Näete, siin on minu riiul ja jätkame. Ma arvan, et ma siis võtan selle. Enamus on nõus minuga. Zombi apokalüps on ja ma saan ellu jääda kõigi maailma parimate relvadega, aga absoluutselt ilma kuulideta ja nagu üleüldse ilma ammata. Kui kõige parematega, siis ma arvan, ma võtaks mingi lightsaberi või mingi katanaga ja siis ei, tegelikult zombid nüüd iga nurga pealt. No parem ikka kui surra kohe ju. Jee. Nii, sa muutud Batmaniks, aga see sisaldab kaotust oma pere üle, siis kaotad emotsionaalse sideme inimestega ja kõik vastased tahavad tappa sind. Ma ei saa aru, kuidas inimeste lemmik, superkangelane saab Batman olla. Mul on nii savi Batman, ma ei taha küll Batman olla. Ma tahaks Flash olla, nii et ei, unusta ära. Ma teaksin kõike universumist, aga ma saan rääkida ainult metaforides. Ma võtaks selle, sest ma olen räige universumi fänn, üleüldse kõik kosmose selle teemaga. Ma arvan, et minu eksid teavad seda. Ma ei tea, ma võtaks selle, mul on nii savi, ma ei pea kellegi rääkima, võin üksi olla ja avasta seda, näed, inimesed on nõus minuga. Ma kohtaksin oma hingesugulast ja armuksin temas sügavalt, aga ta on samast soost, mis sina. No kui ta on samast soost, mis mina siis ja ma armun temast juba, siis ära, kui ma pean olema gei. Ja siis ma arvan, mul on nii savi sellest kõigest. Nii et ma ei tea, ma siis võtaks. Nii ja ma ei tea, ma teen nüüd viimase. Sa saad lugeda kõigi mõtteid, millal iganes soovid, aga su crush ehk inimene, kes sulle meeldib, saab lugeda sinu mõtteid ka. Ma ei tea, ma võtaks selle.
Jep, enamus on nõus sellega. Ma võtaks selle pärast, et nagu siis sa ei pea ütlema oma crushile, et sa meeldid. Ta lihtsalt vaatab sulle otsa, et saab aru, et ta meeldib sulle ja ma ei tea, ma ei oska seletada, aga see kõlab hästi. Põhimõtteliselt ma saan ju mõelda, et näiteks ma mõtlen, et vaatan talle seda otsa niimoodi, et kõnnib mulle vastu. Näiteks ilusas, ma ei tea, kleidis midagi kõnnib vastu ja siis ma mõtlen oma peas, et issand jumal, kurat, kui ilusa, kena inimese ma enda leidnud olen. Ja ta loeb see mõtte, et ta saab kohe sellest aru. Jumala ja, ma ei tea, mulle nii sobib see. Aga see oli siis tänase video lõpp. Suured tänud, et vaatasite. Ma loodan, et teile meeldis, sest ma ei ole varem mitte midagi siukest arvutik niimoodi teinud, välja arvatud ainult see koos Sniffiga video. Aga loodan, et teile meeldis see ja näeme juba järgmises videos, mis tuleb umbes täpselt nädala aja pärast. Ja ka seniks olge muhedad ja bye!